tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. Mul on hea meel olla teie ees videoga, mis on siis nüüd selline huvitav ladumine, mis puudutab siis nüüd meie uut 12 loomamärgi või päikesemärgi oleks võib-olla õigem öelda, uut aastat, mis siis omakorda tähendab seda, et saabumas on punase tulihobuse aasta, mis tegelikkuses saabub siis 17. veebruaril. Ja kasutan siis nüüd kohe kõigepealt võimalust anda teile teada üks väga hea uudis. Ja see on nimelt see, et Pärnu konstellatsioonide töötuba ja koostöös Tähtede ja Pärlite heade kolleegidega oleme võtnud nõuks teha tulihobuse aasta vastuvõttu glamuurse ürituse. Miks glamuurse seekord? Kuigi me oleme teinud igal aastal neid üritusi, siis seekord sellepärast, et see peab tulema koos vilede ja tuledega, koos sära ja sädelusega. See peab olema ääretult äge, kihvt üritus. Ja seda eelkõige selleks, et teie uus aasta, mu head vaatajad, kuulajad, lähekski mõnusa hooga, tempoga ja just nimelt selles suunas, kuhu te tahate, et ta läheks. Ja ma rõõmustan teid sellega, et ma annan teada, et veel on kohti tulehobuse aasta vastuvõtule. Ja kui sa nüüd ruttu vaatad selle video ära ja leiad, et sina tahad sinna kindlasti kohta saada, sest seal me teeme ennustusi järgmiseks aastaks, meil on glamuurne kihvt show sellel aastal, meil on veel üllatusi, meil on loosid, üks asi, mis me kindlasti välja loosime, on üks tasuta isiklik töö, konstellatsioonitöö. Ja seal on veel üllatusi, seal on veel loose, auhindu, kingitusi, ennustusi. Nii et see on üks äraütlemata vahva üritus 17. veebruaril 2026. aastal. Ja mõistagi on see Pärnus ja mõistagi ta on väga kihvt ja äge üritus. Nii et kes sa seda ladumist nüüd vaatad, paratamatult sa said selle olulise informatsiooni teada, sest muidu sa ei oleks juhtunud seda videot vaatama, kui sul ei oleks seda informatsiooni teada vaja olnud. Nii et nüüd nibin-nabin ruttu, kui see sind kõnetas, siis video lõpus ja nagu kõikide minu videote lõpus on minu isiklik kontakt. Ja kui sa veel tahad minu tegemistest rohkem teada saada, nagu ka sellest tulihobuse aasta vastuvõtust, siis loomulikult sa saad seda teha, kui sa lähed minu kodulehele www.constellation.com ja sealt sa saad kõik minu koordinaadid, minu tegevused ja kõik minu ka kokkusaamise võimalused ja kontaktid. Nii et hetkel ma tänan sind, et sa kuulasid selle olulise informatsiooni ära ja järgmiseks ma siis teen ennustuse selleks samaks algavaks tulihobuse aastaks nüüd kõikidele päikesemärkidele. Ja loomulikult on see ju ikkagi meelelahutusliku sisuga ja mõistagi ei ole vaja siit otsida punkt punktilt mingisugust ettekuulutust, vaid see on kindlasti osa sellest, mida sinu alateadvus tahab sinule edasi öelda. Ja kui sa juhtud seda videot vaatama mingil muul ajal, kui see tulihobuse aasta on juba alanud ja vastu võetud, siis see tähendab seda, et sa pead ikkagi kuulma seda sisu, mis siit praegu tuleb. Nii et moel või teisel oled sa ikka õiges kohas alati, kui su nupp vajutas või su näpp
sõrm vajutas nupule vaata. Nüüd aga head mõnusat vaatamist. Tere lõvid! Vaatame, mida toob teile tulihobuse aasta. Ja mida te siis jätate maha maaaastasse ja mis te siis kaasa võtate tulihobuse aastasse. Nii, esimesed 2 kaarti on siis märgusõna, millest tuleks lähtuda. Ah nii. Et nüüd on siis niisugune lugu, et teie peaksite maaaastasse maha jätma mingisuguse võltsi inimese. Kellegi, see on nüüd jälle vastavalt sellele, et kas vaatab mees või vaatab naine, et kas kellegi, kes kannab maske, kes ei julge ennast näidata, maske mõistagi ülekantud tähenduses, või keegi, kes peidab ennast lehviku taha looritatult, keegi, kes teie silme ees on imekaunis, imegalantne, imešikk, aga tegelikult ta seda kahjuks ei ole. Ja see kuupäev võib teid aidata või see number, see on 8, vaadake ise, kas see on siis selle inimese sünnikuupäev või on see muud moodi kuidagi teie kohtumise päev selle inimesega näiteks, mida iganes see number võib teile rääkida. Ja siin on teistpidi, täpselt samamoodi, kui siin on naine ja mees, siis siin on ka naine ja mees. Siin on niimoodi, et siin nagu naine mõtleks sellest mehest, et see on nagu vale isik tal tema elus. Ja siin on vastupidi. Siin nagu mees on naisest väga sisse võetud, aga kui me neid koos lugemises vaatame, siis võib juhtuda niimoodi, et ka see naine ei ole see võib-olla päris õige. Ja teisipidi, kellel on vastupidi, kellel on tunne, et siin on nagu kaks dünaamikat. Teine dünaamika on siin jälle see, et teid on tagasi hoidnud midagi inimesega suhtlemisel, keda te arvate olevat teile kauge ja kättesaamatu. Ja te unistate temast salaja, te mõtlete temast salaja, siis võib-olla sellel hobuse aastal tasuks oma unistustele hakata lähemale sammuma ja neid realiseerima. Nagu näha on, siin kunstnik maalib juba pilti, mis tähendab siis seda, et te võiksite hakata oma unistusi realiseerima. Vaatame, mida ütleb siis kuldne taro. Ma panen nemad kahekesi siiapoole nüüd, need 2 kaarti. Ja vaatame, mida ütleb siis kuldne taro teile kõigepealt siis. Nii. Ohoo. Väga huvitav, väga huvitav. Nii. Teist korda tuleb 7, 1 + 6 on 7. Ja siin on nagu see asi, et siin, ma kohe hakkan siit tagantpoolt peale, tundub, et te võitlete kas siis oma eesmärkide nimel või võitlete te nüüd selle isiku pärast kellegagi, et oma soove ja kõike nagu täita. Ja tegelikult on niimoodi, et hobuse aasta pakub teile väga häid võimalusi alustada kõike nullist. Ja alustada kõike nullist tähendab seda, et igas eluvaldkonnas teil on laual siin karikad, teil on sauad, teil on saatuse ratas, teil on soovide täitumine, mõnus elu, väikesed elumõnud, mida te saate nautida.
Sauade äss on kindlasti uute alguste kaart, aga ka mingis ladumises, suhte ladumises, ka tihti fallose sümbol. Ehk siis kui teil on mingisuguseid muid selliseid soove seotud suhtega seonduvalt, siis teil on kõik uued algused lähenemiseks teisele persoonile olemas. Ja midagi jääb muideks varjatuks. Midagi on saatusel üllatavat teile. Kõike praegu see kaardilaud isegi ei räägi, mis see üllatus võiks olla, sest see on kuldne puhas kaart. Ja see kuldne puhas kaart tavaliselt seda ütlebki, et saatusel on teie jaoks üllatused. Aga sauade äss ütleb seda, et kõik algused, mida te tahate alustada, kas või nullist, te võite seda hobuse aastal julgelt teha, head lõvid, sest te oletegi julged ja võitletegi oma eesmärkide nimel, kui me nüüd räägime sellest, et teil on mingid tööalased, ettevõtlusalased eesmärgid, siis ka see on väga okei, võitlete oma eesmärkide nimel ja saavutate selle, mida te soovite, sest Fortuna on teiega. See on nüüd suure arkaani 10 ja see on siis saatuse ratas ehk siis nii-öelda Fortuna ratas ja Fortuna on teiega, õnn on teiega, kui te olete julge ja karikate 9, see ütleb niimoodi, et siin on inimesel kõik 33 meelehead, mida iganes te soovite, seda kõike te saate, kui te nüüd ise olete ainult nii-öelda asja juures ja asja pulk. Mida ütleb minu imetabane juura oraakel? Täpselt ta ütleb seda, mil ma just lause lõpetasin teadmata, et selline kaart tuleb. Mis ma ütlesin? Oled hoitud ja saad kõik, mida soovid. No täpselt nii ma just ütlesin. Usalda elu, kallis lõvi, sest sul on väga võimas kaitse. Ja muide teist korda tuleb välja 8, ehk siis siit tuleb natuke rohkem selgust. See võib olla ka 26 ja see võib olla ka 8, 2 + 6 on ka 8. Ja siin on ka muide 6 tuleb teist korda, nii et sellised numbrid nagu 2, 6, 8, need on võib-olla nagu mingid märgusõnad, aga igal juhul, kallid lõvid, te olete hoitud. Te olete hoitud, kui te usaldate elu, kui te usaldate oma sisetunnet ja liigute nagu kooskõlas oma sisetunde ja hingehäälega. Et lõvid on tihtipeale väga isepäised ja ütlevad, et mis hinge me siin ikka taga ajame, et ma tean ise, mis ma tahan. Teie puhul lihtsalt see, et võib-olla te teategi, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti te teate. Aga teinekord te olete võib-olla liiga enesekindlad, ehk siis teil on võib-olla natukene vaja pehmust. Natukene pehmust, natukene võib-olla sellist paindlikkust, siis kahtlemata te saategi kõik. Ja veel öeldakse teile, et oma suhetes te peaksite neid suhteid nagu hellitama nii, et need suhted nagu saaksid elujõudu, et need suhted saaksid kasvada kui ühed kaunid lillekesed. Me teame, et lillekene ju vaasis, kui tal on vett, siis ta on ju kaunis. Kui lilleke on peenras ja ta saab kastetud, siis ta ju kasvab, õitseb ja õilmitseb, kui tal on päikest, vihma, kõike. Vaat seda kõike öeldakse teile, kui teil on nagu suhetega tekkinud mingi probleem, siis äkki te olete ise pisut, ei saa öelda jäärapäised, aga võib-olla pisut lõvipäised. Et kui te võtate natuke pehmemad kraadid, siis tuleb kirg tagasi suhtesse. See kirg, mida näitab ka siin sauade äss. Ja öeldakse, et kui sa hoiad selle kireleegi ilusasti nagu elus, siis armastus hakkab uuesti puhkeb õide. Tegelikult siin need 2 kaarti koos lugemises täpselt seda räägivadki. Et kui te olete natukene siin kahelnud võib-olla mingisuguse partnerlussuhte puhul, et võib-olla tõesti keegi on vale või nii edasi,
siis soovitus on, et vaadake palun enda sisse. Võib-olla te ei näe midagi enda sees, mis äkki vajaks natukene muutmist. Sellepärast, et põhimõtteliselt ka sellel laual ei ole viga mitte midagi ja halvasti ei ole midagi. Vaadake, kas teie ümbruskonnas on mingisuguseid persoone, kes teile head ei soovi ühelt poolt ja teiselt poolt vaadake enda sisse. Äkki te näete tonti jälle hoopiski seal, kus seda ei ole. Kas see on variant? Vaatame, mis inglitaro, kas ta lisab siia meile midagi, et me saaksime nagu targemaks. Ahaa, siin räägitakse, et teie lõvid kas laristate või koonerdate rahaga. Samas äriotsused on väga head ja te tegelikult annate neile, kellel on vähem. Nii et mõte on selles, et te tegelikult siis teeksite, mis inglitaro teile nagu ütleb selle inimsuhete kõrvale siia ja võib-olla oma tunnete kõrvale ja kirgede kõrvale. Palutakse teil natukene tulla nagu maa peale, sest tulihobuse aasta teile head lõvid on selle kaardilaua koha pealt või nendele, kes nüüd seda on juhtunud vaatama, räägib seda, et teil on natukene äärmusi. Siit tuleb ka välja, et te olete natukene kogu aeg nagu äärmustes ja siin on nagu see asi, et mis puudutab nüüd majanduslikku külge, siis siin tasuks olla oma nende ressurssidega nagu natukene säästva. Et siin hoiatatakse, et võib-olla mingi säästuarve oleks mõistlik avada või kulutamisharjumused oleks mõistlik üle vaadata. Et see on ühelt poolt, teiselt poolt jällegi igaüks vaatab enda järgi. Võib-olla olete te liiga konservatiivsed jälle just, et tasuks võib-olla anda rohkem välja. Või siis pühenduda ka heategevusele. Siin ühel tähemärkide grupil oli ka see. Aga igal juhul kästakse nagu vaadata sellise avatuma pilguga, et saaks uusi investeeringuid, uusi algusi ettevõtmises. Näed, siin on sauade äss, on ettevõtluskaart ka. Lisaks sellele, kui me suhtes vaatasime teda teise tähendusega, siis kui me räägime ettevõtlusest, rahast, tööst, siis on ta tegelikult see koht, et uusi investeeringuid võiks kaaluda, eks ole. Ja uutele põnevatele väljakutsetele olla avatud, et mitte nagu karta, et äkki ma siis kaotan kõik, eks ole. Et tegelikult ikkagi hobuse aasta lubab sul investeerida küll. Sel on väga hea enesetaju ja näed, sa võid nullist alustada, teha mingisugused uued investeeringud. Ja sa teed nagu liiga palju neid asju, mida sa juba oskad teha. Seal sa oled hirmsasti lõvikene rakkes ja sul on lihtsalt, maa 2 ütleb, et sul korraga toimub liiga palju. Et sa nagu rapsid hästi palju paremale vasakule, eks ole, liiga palju on sul töid käsil ja siis sa oled nagu stressis. Aga tegelikult on niimoodi, et siin ongi, et sul on nagu 2 äärmust, et sa kas oled tööl või oled kodus, aga tegelikult sa saaks olla mõlemal pool. Et sa pead hoidma lihtsalt tasakaalu ja lähenema asjadele natukene kergemalt, et sina lõvi oled hästi pühendunud ja selline tulihingeline, aga ole lihtsalt natukene rohkem avatud loomingulistele ideedele või siis uutele perspektiividele või midagi sellist, eks ole. Et lihtsalt sellist mängulisemat lahendustest. Lõvil on tihti peale, et ma ise tean, mis ma teen. Kahtlemata sa tead, kallis lõvi. Aga võta natukene kergemalt, eks. Ja kui sa võtad asju natukene kergemalt, siis tulevad ka vastused nende kohtade peal, kus on praegu see tühi kaart, mis ei anna meile üldse selget vastust, et millega seoses, eks ole. Nii et vajadus siis tasakaalustada oma tundeelu ja oma tööelu ja kõik laheneb parimal võimalikul moel. Ja vaatame, mis siis lõvile võiks olla see tootem või see loom või see sümbol, mis sind võiks nagu siis aidata. Ohoo, väga huvitav.
sa oled väga, nagu ongi, et sa oled nagu supernaturaalne, eneseteadlik, ole seda edasi, sellepärast et see on sinu väga hea omadus. Sa ei kahtle nii nagu kaalud, sa ei laperda. Olen nüüd ise kaalude tähtkujus sündinud, sellepärast et andke kõik kaalud, kes juhtuvad seda videot nüüd vaatama, lõvi oma mulle andeks, aga ma ju tean, kui raske on olla kaalude tähtkujus sündinuna otsuste vastuvõtmise juures. Ja siis lõvi tuttavad kõik, kes on, nemad on supernaturaalsed ja nemad võtavad käigu pealt kõik otsused valmis. Aga teile jälle öeldakse just, et te oletegi ise oma saatuse sepad ja te võite seda julgelt jätkata. Lihtsalt kaaluge, vahest võib-olla jälle ei ole vaja nii tormakas olla, et võtke siit kaaludelt natukene seda kaalumise varianti juurde ja teie see loom võiks olla äkki draakon, kes teid aitaks püsida rajal. Et iga kord, kui te seda draakonit siis vaatate, siis tuleb teil see kaardiladumine meelde, et ups, tasakaalukalt, ei hüppa kuristikku, ei hüppa, vaatan jalgade ette ka, mitte ei lähe pea püsti, nii et ma ei näe, kuhu ma astun ja ei torma kohe kõikidele riskidele pea ees vastu. Nii et selline sai siis ladumine teile, mu head lõvid. Ja ma loodan, et see andis teile mõtteainet, andis teile kindlust, et hobuseaasta on ka teie jaoks väga äge aasta. Ja kui te tahate seda koos minuga veeta, siis palun, olete lahkesti oodatud tuli hobuseaasta vastuvõtule. Kui vaatate seda videot hiljem, no siis vaatate hiljem ja olete ikka väga lahedad, nagu te oletegi, armsad lõvid. Ja meie kohtume ikkagi siis, kui me kohtuma peame. Kõik tuleb täpselt omal ajal või natukene hiljem. Nägemiseni, head lõvid!